Kui tavaline on üldse see, et me leiame naisterahva siit klassiruumidest tegemas endale C- või D-kategooria juhilubasid? Tänapäeval on see üha tavalisem, et C- ja D-kategooria autojuhte on tänapäeval üha rohkem. Ma arvan, et põhjus selleks on see, et auto juhtimine, suure veoka ja bussi juhtimine on tänapäeval füüsiliselt läinud palju lihtsamaks. Et kui siiamaani oli auto selline, et rooli keeramine oli raske ja nõudis suurt füüsilist pingutust, siis tänapäeval seda enam ei ole. Et kui naisterahvas õpib selgeks bussiga liiklemise ja veoautoga liiklemise, siis tema hooleks tegelikult jääbki see edaspidi, et ta tänaval oskab liigelda, tunneb liikluseeskirju, teab, kuidas liikluses ohutult liigelda ja teab ka, kuidas paaki kütust lisada ja klaasipuhastusvedeliku ülejäänu teevad ära juba spetsialistid. On väga populaarne ka mootorrattaga sõitmine. Naiste hulgas? Naiste hulgas. Ja ma arvan, et suur osakaal selles on just naiste sõpradel ja elukaaslastel, kes juba omavad mootorratta juhiluba ja nüüd tahetakse siis koos kusagile sõitma minna, uusi elamusi saada ja emotsioone kogeda, et see on võimalus. Tegelikult, kui autojuhilubasid ei ole veel olemas ja naisterahvas on otsustanud hakata tegelema ettevõtlusega, siis ma arvan, et sama kindlalt, kui peaks ära tegema alustava ettevõtja koolituse, peaks ära tegema ka juhiload, on nii? Ma arvan küll jah, et autojuhile lubade omamine annab väga palju vabadust juurde nii ettevõtluses kui ka tööturul. Paljud naised, kes elavad Tallinnast väljas, ei julge Tallinna liikluses sõita. Kas selle vastu võib ka rohtu, ütleme nii, leida autokoolist, kui load juba tegelikult on olemas? Rohtu kindlasti. Selles mõttes, et kui inimesel on juba juhiluba olemas, siis ta võib tulla ka nii-öelda julgustuseks võtta mõne sõidutunni. Sõiduõpetaja istub tema kõrval, juhendab teda ja koos vaadatakse üle siis ka oskused, mis võib-olla on rooste läinud. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et praegu on väljas talv ja libe ja liiklusolud on suhteliselt keerulised, siis ma arvan, et oleks inimestel tark mõelda lõppastme koolituse peale, mis tegelikult õpetatakse seal, kuidas libedal sõita, millised ohud seal on, kuidas neid vältida ja mida libedal kindlasti teha ei tohiks. Samas lõppastme koolitusel ka räägitakse sellest, kuidas ohutult tänaval liigelda, kuidas ökonoomselt sõita. Ma arvan, et see on tänapäeval teadmine, mis kulub kõigile ära.